teemat ja uurid seda teemat ja ühel hetkel sa võid seda uskuda, mitte kahelda. Ja selle kaudu sa võid kõrvaldada selle takistuse, et uskmatus ei saa olla takistuseks sinu tee peal. Ja sa võid võtta selle ime, mis Jumal on kinkinud sulle. Amen. Niisiis, uskmatus võib olla vahetevahel takistuseks siis. Järgmine teema või alateema on patus elamine. Ei kõla võib-olla kõige kenamini, võib-olla mõni inimene ei tahaks seda jutlust üldse võib-olla kuulda. Mõni tahaks võib-olla kuulda ainult ilusaid jutlusi, armsaid jutlusi, kenasi jutlusi, lohutavaid, inspireerivaid, rõõmustavaid. Nüüd aga peab ka rääkima sellest. Süüke asi nagu patus elamine on olemas. Mis see tähendab siis? See tähendab, ma mõtlen selle all siis pidevat praktiseerimist. Mitte seda, kus inimene komistab ja kukub ja tõuseb üles taas, vaid mõtlen seda, kus inimene jääb selle asja juurde seda praktiseerima ja isegi ei taha sellest eriti pöörduda. Ta arvab, et siis ikka, kelle asi see on, mismoodi ma elan. Amen. Aga et see on niisugune nii-öelda teadlik selles asjas elamine isegi mingis mõttes. Ja vaatame ühte kirja kohta, Johannese 5:14. Jeesus ütleb selle just tervenemise kontekstis lausa välja. Johannese evangeeliumi 5. peatükk, 14. salm. Ja siin on juttu sellest haigest, kes sai Petsata tiigi äärest terveks. Võid seda lugu ise vaadata pikemalt. Ja nüüd on terveks saanud ja Jeesus pärast seda ütleb talle sellisel viisil. Pärast seda leiab Jeesus tema pühakojast ja ütleb talle, vaata, sa oled terveks saanud. Ära tee enam pattu, et sulle ei juhtuks midagi halvemat. Kas sa märkad, ta ütleb, ära tee enam pattu, et sulle ei juhtuks midagi halvemat. Me näeme selles kontekstis, see lausa toob välja, et tema pidev vale elustiil põhjustas selle, et tema elus võibolt läks selliseks üldse. Ja nüüd ta ütleb, ära seda enam praktiseeri, ära enam ela sellisel viisil edasi, et sulle asjad ei läheks veel hullemaks. Nüüd ärme võta seda nagu ühte hirmujutlust, et oi, kui ma kuskil midagi eksin valesti, siis äkki ma kohe jään haigeks. Nüüd see ei ole see, vaid ma räägin ühest elustiilist. Me ei ela keegi täiuslikku elu, ilmselgelt, sa pead sellega arvestama. Aga kui inimene teadlikult siiski jätkab vale elustiili, siis tema elus jääb uks avatuks ja kus kurat võib üritada kasutada võimalust, et tulla hävitama ja tapma ja hukkama. Sellepärast on väga oluline, et me käiksime teatud asjades väga, väga õigete hoiakutega. Üks oluline asi, mis on Uues Testamendis üks väga oluline teema tegelikult, see on armastus. Mis enesest sisaldab, ära lase kunagi enesesse tulla kibedust, andestamatust, vihkamist inimeste suhtes. Ka isegi mitte nende suhtes, kes sulle halba teevad. Amen. Ka isegi mitte nende suhtes, kes sulle halba teevad. Pea meeles, kui sa lähed koos Jumalaga edasi, Jumala plaanides, Piibel ütleb, et kes elavad Jumala kartlikku elu, neid kiusatakse taga. See tähendab seda, et neid, kes sulle hakkavad tulevikus halba tegema, saab olema rohkem, kui neid varem on olnud. Oled sa siin või? Järelikult sul on vaja olla valmis selleks, et neile andestada, neid õnnistada, nende eest paluda ja uskuda, et Jumal teeb nendega tööd. Amen. Ja hoida oma süda puhtana selle asja juures. Sest et kui sa lased kibedusel või andestamatusel tulla oma ellu, siis see on üks uks kuradi jaoks, kus ta võib tulla lammutama. Samamoodi ka perekonnasuhetes. Pea meeles üks asi näiteks kõige lähedamastes suhetes, siis perekonnasuhetes ja samas ka koguduse suhetes. Kuna inimesed tunnevad sind, siis nad võivad vahete vahelt sulle teha kõige rohkem haiget. Kas pole nii? Oled sa siin või? Kuna nad lihtsalt tunnevad sind selle pärast, kuna nad omavad teatud materjali sinust. Nendel on nii-öelda midagi kokku panna, toimikut. Nad võivad sulle teha haiget. Nüüd see on see koht, kus tuleb õppida kõige rohkem andestuma, sest et see on tavaliselt see vahete vahel ka emotsionaalselt kõige raskem just. Kuna sinu abikaasa või teab seda ja teist ja kolmandat sinust ja ütleb seda võib-olla sulle vahest teravalt või mingis kontekstis pahandumisega tuleb see suust välja, siis kuna ta teab seda, siis see võib sulle rohkem haiget teha, kui keegi teine inimene, kes ei tea sind, ütleks võib-olla mõnda sellist asja. Oled sa siin või? Ja selles kontekstis, mis tähendab andeks andmine? Andeks andmine on see, et sa ei tuleta seda meelde, sa ei korda seda uuesti. Ja samas üks asi, mis sind veel aitab selle juures, on see, et sa palud nende inimeste eest või selle inimese eest, siis, kes sulle haiget on teinud. Ühe hea tahtliku hoiakuga, isa, tee talle midagi head, õnnistada, las sinu tahe sünnib
Las ta õpib siin rohkem tunda, kui on Jumala laps ja edasi. Palu selliseid positiivseid asju, mitte midagi negatiivset või halba tema suhtes. Amen. Ja Jumal teeb talle midagi head. Ja kui sa selle siira südame hoiakuga seda teed, see võtab ka sinu südamest välja selle pahandumise, kibeduse või selle konfliktse asja, mis iganes on hakanud seal keerlema kuidagi. Ja see on väga oluline, et me õpiksime sellest käimas, sest et inimene, kes käib armastuses, on see, kes püsib tervena. Kes püsib tervena. Tavastatistika, ütleme, ma ei ole küll uurinud seda, kui palju seda üldse olemas on, aga isegi arstid on ütelnud, et inimesed, kes on täis kibedust ja sükest andestamatust ja sükest õelust, isegi tegelikult seda on uuritud lausa, et üks aine hakkab tekkima nende organismis, mis loob soodsa keskkonna, kus põhimõtteliselt isegi vähk võib tulla. See on arstiteaduslikult isegi tõestud põhimõtteliselt. See ei ole nüüd üks ühele, et igal juhul alati tekib, aga ta loob väga tõsiselt sükse soodsa keskkonna selle jaoks. Ja sellepärast on oluline Jumala sõna printsiipe isegi teades juba, mitte lasta kibeduse juurel enesesse sisse ronida, sest see hakkab mädandama. Ja see ei ole ainult mitte sinu emotsionaalset elu, vaid see hakkab ka hävitama tervist, sellepärast anna andeks. See ei ole väärt seda, et kibeduses olla, aastate viisi kellegi inimese suhtes, vihata teda edasi. Ei ole väärt. Amen. Sest et pea meeles, kui sina seda teed, siis see mitte ei hävita seda inimest, vaid sind. Amen. Sellepärast palveta nende inimeste eest ja nii-öelda lase Jumala vaimul loputada need asjad enda südamest välja. Ja see on ka jällegi samas sinu enda otsus. Anna neile andeks. Loe mõne kirjakoha siia juurde ka, et sul oleks mingi alus ka, mille alusel tegutseda. Ja vaatame Markuse evangeeliumi 11.25. Markuse 11.25 ütleb niimoodi. Ja kui te seisate ja palvetate, siis andke andeks. Nüüd, kui sa vitsid kauem seista, siis sa võid andeks andmata jätta. Tead, miks ma seda ütlen? Ma tahan sulle välja tuua selle, et andeks andmine on hetkeline otsus. Amen. See ei ole see, et kui te seisate ja palvetate, siis veel nii-öelda neid kibeduse mõtteid heietage veel päevad või 2 või paar. Ütleb, kui te seisate ja palvete sel samal hetkel, sel samas situatsioonis, seal samas kohas, lõpeta nende asjadega, seal samas te läts puhtaks. Ütled, aga tunded ei kao ju ära, aga paha emotsioon ju jääb alles. Jaa, aga sinu otsus on see, mis hakkab sinu tundemaailma pärast ka domineerima. Sa teed otsuse ja Jumala vägi tuleb, Jumala ligiolu tuleb, mis puhastab ka selle asja tasakaalu. Kõigepealt on vaja teha otsus, ma annan andeks nüüd, siin ja praegu. Sel hetkel, ja see on sama, see tuleb sellest samasse oleviku hetke tuua. Või piibel ütleb, et ärge laske oma vihastumise üle päeva looja minna. See on, ütleme, suhetes väga oluline. Et kui tekivad konfliktid või pinged, seal need asjad kiiresti korda, nii kiiresti kui võimalik. Amen. Et see on ka väga oluline asi tegelikult siin selle juures. Või Efesastel 4.32 veel ka üks kirjakoht siia juurde. Efesastel 4.32. Aga olge lahked üksteise vastu. Südamlikud, andke andeks üksteisele nõnda nagu ka Jumal Kristusest teile on andeks andnud. Nüüd, kui palju Jeesus mäletab sinu patte? Mitte ühtegi. Kas tal on nimekiri alles? Ei ole. Ta on need kustutanud, need on olematusse pandud. Kuidas sa pead andeks andma teistele? Samamoodi. Tähendab seda, et kui sa suhtled oma tuttavaga või oma abikaasaga, tavaliselt see on kõige keerukam situatsioon emotsionaalselt vähemalt kindlasti, on see, et sa hakkad temaga suhtlema ja siis sul avaneb kõrval, nagu ma olen arvuti inimene, avaneb kõrval süke aken ja siis sinna on kirjutatud. Ta tegi eelmine kord seda, ta ütles seda asja halvasti, siis see oli asi ebaviisakas, seda käitus ka ja siis sa hakkad seda sama rida talle lugema sealt kõrvalt. See peaks olema, plats peaks puhas olema. Kui sa eelmine kord andsid andeks, siis see plats peaks puhas olema. Nüüd ma ei saa öelda, et keegi meist ei oleks selle asja vastu eksinud, aga see on üks asi, milles me peame kasvama. Amen. Et me anname andeks täielikult ükskord ja lõplikult ja plats puhas. See hoiab meie tervist. Amen. Nüüd lähme ühe järgmise asja juurde, mis meid aitab kindlasti ka selle nii-öelda teema puhul. Miks kõik haiged ei saa terveks? Teema on tegelikult üsnagi põhjalik selles mõttes, et ma arvan, et ma ei suuda sulle absoluutselt kõigile küsimustele vastata, aga ma üritan anda sulle sellised olulisemad punktid võib-olla. Ja see on hoopis teisest alast ja see on loomulike seaduste eiramine.
loomulike seaduste eiramine. Nüüd ma mõtlen selle all, me saame aru tegelikult, et need on ka Jumalast paika pandud seadused. Aga me võime siiski eristada vaimulikke seadusi ja loomulikke seadusi. Loomulikuks seaduseks ma loen seda näiteks, et kui sa, ma ei tea, hüppad aknast alla, siis maa tõmbab sind külge. Kas pole nii? See on loomulik seadus, see ei ole üleloomulik seadus. Aga Jumal on tegelikult kõik need asjad nagu nii paika panda, aga nimetame neid siiski loomulikeks seadusteks. Ja need on tegelikult seotud sükeste asjadega. Ma panen sulle siia mõne nimekirja, ma ei tea, kas see lõplik on, aga üks neist oleks ületöötamine, siis oleks vale toitumine, vähene liikumine ja mul on veel korralikult mitte riietumine. Me oleme talvisesse aega varsti jõudmas. Ja võib-olla sa paned veel analoogseid nimekirju siia ritta või need asju, mis on sellega seotud. Nüüd ületöötamine, muuseas piiblis isegi käsitletud teema. Vaatame korra Filiplastele 2.25. Filiplastele 2.25. Ja siin Paulus räägib siis Epafroditosest. See vastab tegelikult võib-olla mõne inimese küsimusele ka, et miks see Epafroditos siis haige oli. Kohe saame teada. Aga ma olen arvanud tarviliseks läkitada teie juurde vend Epafroditose, oma kaastöölise ja kaastvõitleja, teie apostli ja minu vajaduste eest hoolitseja. Paneme ühe pausi, see on nii hea lause, et ma pean selle korra lahti rääkima veel. Kujuta ette, kogudus saatis Paulusele oma enda poolt ühe abilise, kes pidi aitama teda ja tema vajaduste eest hoolitsema. Mis võisid olla Pauluse vajadused? Tal võib-olla oli vaja, ma ei tea, kas tol ajal, kuidas nad triikisid oma riided või ütleme tänapäevases kontekstis, riideid triikida, võib-olla kohvreid tassida, mida iganes veel vaja oli teha. Ja nad saatsid selleks ülesandeks kelle? Apostli. Oli sa siin või? Kui mõni inimene ennast üldse apostliks julgeks nimetada, siis tavaliselt, kui nad nimetavad ennast juba apostliks, siis nad enam kellegi riideid ei triigi, enam nad kellegi kohvrit ei tassi. Siis nad on juba apostlid. Saad aru? Nüüd tavaliselt üks õige apostel ei käitu niimoodi muidugi. Aga me näeme seda, kuissugune hoiak oli tegelikult kogudusel ja sellel inimesel, kes oli seda tegemas. Tema jaoks see tiitel ei olnud mingi näitaja. Mina ei saa, mulle ei sobi see teha, no kas mina hakkan siis nüüd tegema seda oma purandat, hakkan pühkima midagi taolist, no ei unustage ära, ma olen apostel, ma tahan jutlustada, mul on teenistus, ma olen vägev mees, mis iganes. Tal ei ole mingid sellised hoiakud. Ta läheb Pauluse juurde ja ta aitab teda väga praktilistes asjades. Me ei näe isegi, kas ta jutlustas seal mõnel koosolekul või mitte. Võimalik isegi, et ta ei teinud seda. Oled sa siin või? Nüüd lähme edasi, vaata, mis temaga juhtus või mis seal siis toimus. 26. Sellepärast, et ta teid kõiki igatses ja suurt tuska tundis sellest, et olite kuulnud tema haigestumisest. Sest tema oli ka tõesti suremas haige. Nüüd me näeme, et ta oli väga viletsas olukorras. Ent Jumal andis temale armu, aga mitte üksi temale, vaid ka minule, et mulle ei tuleks kurbust kurbuse peale. Sellepärast ma läkitsin tema seda nobedamini, et te teda nähes jälle rõõmustuksite ja mul oleks vähem kurbust. Siis võtke ta vastu issandast kõige rõõmuga ja pidage niisuguseid mehi kalliks, sest Kristuse töö pärast oli ta surmasuus ega hoolinud oma elust, et täita seda, mis teil jäi tegemata hoolitsemises minu eest. Nüüd selleks omaette jutlus tegelikult rääkida sellest, missugune hoiak oli sellel mehel, selle Epafroditosel. Ta läks selle sama Pauluse aitamise ja teenimisega nii kaugele, et ta füüsiliselt pingutas üle. Aga samas ta süda oli niivõrd selle asja juures, et ta lausa füüsiliselt pingutas üle. Nüüd me peaks olema sellega tagasihoidlikumad selles mõttes, aga nüüd toome selle tänapäevase päeva konteksti. Me oleme Eestimaal. Väga suurel protsendil inimestel on laenud 20 aastat, võib-olla isegi 30 aastat, vahest 35 aastat. Mis see tähendab seda, et sa pead maksma tagasi selle sama 20-30 aasta jooksul seda laenusummat, siis ütleme, mis iganes see siis on vastavalt laenu suurusest. Mingisugune konkreetne summa peab iga kuu olema arvel ja siis pank teeb jälle ja see on läinud. Nüüd nendele meeldib see. Nüüd, ma ei ütle, et laenamine on vale. Ma usun, et see teatud kontekstis on isegi tark ja praktiline asi teha.
Me oleme ise ka seda teinud ja me oleme selles mõttes tänasel päeval pangale ära teinud, nagu öeldakse. Et me oleme natukene paremas kontekstis või kohas sellepärast, et me tol hetkel seda tegime, kuna lihtsalt meie kinnisvara hinnad on niivõrd positiivselt tõusnud ja tänu sellele on lihtsalt asjad läinud väga hästi sellepärast. Nüüd aga teatud kontekstis, kui see asja väärtus tõuseb, on mõttekas laenata. Ma ei pea mõttekaks, et laenata oleks tark uue auto ostmiseks. Kui selleks tõsiselt vajadust ei ole või kui su äri või business tõesti tõsiselt seda kõike tagasi tooda. Aga lihtsalt selleks, et seda nautida, ma ei arva, et see oleks mõttekas. Okei, see on minu arvamus puhtalt. Nüüd aga vaatame, mis asja siin siis tänasel päeva kontekstis tehakse. Inimesed panevad need laenud ja see dikteerib, see paneb paika tema järgmise 20-30 aasta elustiili ja mismoodi ta peab töötama. See dikteerib väga täpselt selle ära. Ja eriti, kui see laenukoormus on väga suur, ja kui see on niimoodi näiteks, nagu paljudel, ma tean mitmetel peredel on osa see niimoodi, et ütleme, mees ja naine mõlemad käivad tööl ja ühe inimese palk läheb kogu laenu katmiseks. Täiesti kogu palk läheb praktiliselt ära sinna. Ja pangad annavad mõnuga sükest laenu välja. Nüüd ühe inimese palk läheb ära ja nüüd kui juhtub see, et kas siis töökoht kaob või näiteks naine jääb lapse ootuspuhkusele ja see sissetulek jääb küll ainult aastaks samasuguseks, ütleme, aga hiljem näiteks ta kaob tagant ära, siis on tihti sellel perekonnale krahh praktiliselt kohe. Ja tekitab tihti selle olukorra, kus siis üks pooltest peab hirmsalt töötama, litma ise lisa töökoha või asja, et selles asjast välja tulla. Ja see võib osutuda tegelikult ohtlikuks. Sellepärast üks tarkus, kui sa oled laenu võtmas või ka võtnud, siis räägi Jumalaga nendest asjadest väga tõsiselt. Tema teab, mis sünnib 5, 10, 20 aasta pärast. Amen. Ja kui see on tark ja praktiline, siis tee seda. Amen. Kui see ei ole, siis sa ei pea seda tegema, on võimalik ka muudel viisidel. Kindlasti on, Jumal on küllaldane Jumal. Amen. Aga selles mõttes, et samamoodi sa jälgi oma enda elustiili. Kui sa näiteks avastad seda, et nädalavahetusel sa oled nii totaalselt, nagu sa tunned, et nagu ma tahaks ainult magada ja ma olen nii nagu välja imetud kogu sellest tööst ja kõigist asjadest, sa pead jälgima oma elustiili ja seda, kui palju sul on koormust, kuidas sa töötad ja mida sa teed ja edasi. Amen. Sa ei saa näiteks päevade viisi poole ööni üleval passida. Amen. Mõni ütleb, aga ma olen selline öökulli tüüpi, ma lähen küll ühe ajal magama. Sinu ihu hakkab selle juures kannatama ühel päeval, kui sa oled tööinimene, sa pead regulaarselt iga hommik olema näiteks 7-8 üleval. See ei ole tervislik, sa pead oma öökulli ära unustama ja hakkama teistmoodi elama. Amen. Pead saama selleks, mis iganes, kuldnokaks vist öeldakse selle kohta vist või. Kes ärkab hommikul varem ja õhtul läheb varem magama. Et selles mõttes sul on vaja vahest oma elustiili lihtsalt sätta. See ei ole mingisugune tüübi asi, see on nagu, mis on praktiline. Sul on vaja öösel magada, kui magamise aeg on. Ja tööd teha, kui tööaeg on ja puhata, kui tööaeg ei ole edasi. Et sa pead leidma oma jaotuse tegema oma enda elus, väga selge kujulise, et sa üle ei koormaks ennast. Me näeme, see inimene tegi seda ja asi läks väga karmiks tegelikult. Vahest mõne inimesed ennem ei tule selle koha peal mõistuse, kui neid tabab infarkt. Ja siis nad avastavad, ka kristlased. Mõni ütleb, et mis asi see on, kurat oli see, kes nüüd... See ei olnud tihti kurat, see oli inimese enda rumalus, kus ta töötas üle lihtsalt ja ta avas ukse ja võimaluse lihtsalt ja kurat kasutas ka ära muidugi selle asja. Ja vahest oli lihtsalt tema organism ei pidanud vastu enam selle asjale. Sinu füüsiline ihu on loodud teatud koormusi kandma, aga mitte nii-öelda üle selle. Et selles mõttes sa pead jälgima seda. See on tark ja praktiline asi. Nii et üle töötamine, jälgi seda asja, kuidas sellega on, ära tee seda. Teine asi, mis mul oli siin, oli vale toitumine. Vaatame ühte näidet piiblist, mis ei ole küll üks ühele, aga siiski kontekstis ta on olemas siin. Esimese Timotuse 5.23 räägib analoogsest asjast. See ei ole nüüd täpi pealt võib-olla sellisel kujul, kuidas me seda võib-olla tänasel päeval mõistame, aga siin on olemas analoogia vähemalt. Esimene Timotuse 5.23, mõne inimese jaoks hirmus problemaatiline kirjakoht, aga loeme ta siiski ette. Mina julgen lugeda. Nii, ütleb, ära joo ainult enam vett, vaid tarvita pisut veini oma kõhu pärast ja oma sageda põdemise pärast. Mõni ütleb, et no seda ma tahtsin ammu kuulda. Ma arvan, et hea on teada selle asja konteksti tegelikult. Kui tal käsitakse või soovitatakse seda teha, siis selleks peab olema mingisugune põhjust, ära joo ainult vett, järelikult seal veega on mingisugune põhjus, miks seda ei ole tarvis ainult juua. Kas pole nii?
Ja ajaloolised on selle juurde pannud ka, mis ei ole vale fakt või ütleme inimesed, kes on tausta uurinud, et tegelikult selleks ei pea isegi olema ajalooline, natuke kui sa oled sarnast tüübi maades isegi käinud, ma ise olen Malaisias käinud, siis seal üks asi, mis meile kohe öeldi, et ärge jooge seda kraanivett ilma filtreerimata. Miks pärast, sest et seal on niivõrd kuum ja selline vastav kliima, kus sinna väga kergesti tekivad igasugused bakterid ja värgendused, et see vesi läheb nii-öelda halvaks ja see keerab su kõhu sassi. Ja seal paar inimest mingis kontekstis ikkagi vahest ei kuulnud seda hoiatust või märganud seda ja jõid ja mitmetel neil oli kohe kõhud lahti ja süsteem oli täitsa sassis pikaks perioodiks. Nüüd see on umbes sama situatsioon tegelikult. Timoteus ka ei järginud praktilisest külge ja ta jõi seda vett ja selle tõttu ta kõht oli kogu aeg segaduses ja sassis, sest see ei olnud joomiseks päris ikkagi selline kui mõeldud. Amen. Ja nüüd ta soovitas tal kasutada pisut veini selle koha peal. Ta ütleb, mis hirmus paha asi, see on alkoholi soovitas juua või. Nüüd soovitas küll. Nüüd ma ei ütle sulle, et sina pead seda meie Eesti kontekstis hakkama järgi tegema, sest et sinu kraanist ei tule muuseas seda sama vett. Amen. Ja lisaks sellele me peame olema selliste asjadega igal juhul tasakaalukad, et olla nii-öelda positiivseks eeskujuks, eriti kui me oleme ühes ühiskonnas, kus alkohol on üks tõsiselt suur probleem. Kui me läheme võib-olla teistesse maadesse, kus ollakse harjunud jooma veini kõrvale üks klaas, söögi kõrvale üks klaas veini tähendab, täiesti sassi läksid need sõnad, siis see on hoopis teine situatsioon, seal on hoopis üks teine kultuuriline taust, seal ei ole nii-öelda hunnikus alkoholismi ja viinajoomist, kui meil on. Nii et me peame aru saama, me oleme teises kultuuri kontekstis tänasel päeval. Ja sellepärast me peame olema vaete vahel sellega natukene rangemad siin kandis, kui võib-olla seda tehakse mujal. Nii et jälgi neid asju targasti ja praktiliselt, aga me näeme siin küsimus oli rohkem ikkagi selles, et ta andis ühe praktilise toitumissoovituse selleks, et lahendada tema tervislikku probleemi. Jõudis sulle kohale? Ta andis praktilise toitumissoovituse selleks, et lahendada tema tervise probleemi. Järelikult ka Jumal täna annab meile praktilisi toitumissoovitusi, et lahendada meie tervise probleeme. Ära tarbi liiga palju suhkrut. Amen. Ära neela liiga palju rasvaseid ja sükseid kolesterooli rikkaid asju. Amen. Ei ole tark, väga praktiline soovitus, vägagi ma usun ka piibellik oma olemuselt. Kuigi mul kirja kohta võib-olla juurde pole käia sulle siia. Ja nii edasi, kõik võimalikud muud analoogsed soovitused, et söö rohkem värskemaid ja tervislikemaid asju, siit lähed uksest välja või sealt seina pealt näha, mis peab sööma. Meil siin on alatihti sellised plakateid asju üles pandud ja ma arvan, et see ei ole, arstide teadmised selles suhtes ei ole, nagu öeldakse, vaja prügikasti visata. Me ei saa öelda, et me oleme usu inimesed. Söön, mis mulle pähe tuleb, aga ma usun, et ma olen terve. See ei tööta nii. Timoteus oli ka usu inimene ja ta nii-öelda ei toitunud praktiliselt ja see häiris ja keeras tema tervise korrast ära. Samamoodi sa ei saa sellest üle sõita. Oled sa siin? Järelikult on vaja jälgida, mida suust pisse paned, kui parasjagu paned ja nii edasi. Ja kui on näiteks jõulud tulemas, siis ei ole kirjutatud, et jõulupäeva lõpuks sa pead olema enam ei mahu. Ei pea olema. Sul on olemas mõistus, sul on olemas käe, sul on olemas suu, ise määra palju parasjagu vaja on. No me ei pea kõiki asju ära proovima, isegi siis, kui öeldakse, et võtke ikka veel, võtke veel, enam ei mahu. See ei peaks olema see praktika, mida eestlased, tegelikult ma arvan, see ei ole eestlaste probleem, see on mujal ka, et see, kuidas tehakse. Me saame aru, me üritame olla viisakad, aga viisakus ei tähenda seda, et peab ennast karast saati täis sööma. Amen? Sest muuseas, piibel hoiatab isegi liigsöömise koha pealt. See on eraldi lausa välja toodud. Uuri ise piiblit, mul ei ole praegu seda aega siin kõiki läbi vaadata, aga seda on eraldi spetsiaalselt hoiatud ja see on toodud välja kui üks patt lausa. Ma arvan, et sellel on põhjus. Nii et rääkisime veel vähesest liikumisest. Nüüd, kui sul on niisugune töö, mis ei ole väga paljus liikuv, ütleme, sa oled istuva tööstiiliga ja kohapeal seisva tööstiiliga või mingisuguse, kohapeal seisvaga puhul tegelikult see on viisavalt suur koormus, aga ütleme, mitte eriti liikuv töö, siis on kindlasti väga oluline leida endal mingi muu liikumisviis. Mingil määral jalutamas käia, liikumas käia, joosmas käia, aeroobikat teha, sporti teha, kuidas sobib sulle jõusaalis käia, mis iganes, vastavalt sinu eale, sinu tüübile, vastavalt su soole, leia mingisugune tegevus. Oled sa siin või? See on vajalik.
Me ei saa eeldada seda, et meie organism lihtsalt püsib iseenesest normis, kui me ennast mingil kombel ei liiguta. Amen. Ja see on mõttekas investeering, isegi kui see maksab midagi. See, et minna kuskile spordisaali ja maksta selle asja eest mingisugune summa ja et seda teha või osta endal mingisugused aparaadid kas või koju, kui sulle meeldib. Nii et selles mõttes asi on väärta. Amen. Ja me peaks olema targad ja praktilised. Pea meeles, kui Jeesus suutis sellisel kujul nii palju ringi käia, kilomeetrite viisi, ja tal ei olnud mingisugust imetransporti, tal ei olnud ei lennukeid, ei helikopterit, isegi autot ei olnud. Ja me ei näe isegi, et oleks kogu aeg hobuse seljas või eesi seljas isegi ratsutanud. Ühes kohas me näeme, aga enne muidu me ei ole seda ei näha piiblis. Me väga kindlad võime olla, et väga palju liikus jala lihtsalt. Ta pidi olema füüsiliselt väga heas vormis. Oled sa siin või? Järelikult, kui Jeesus on meie eeskuju, siis peaks meil olema see ka praktiline eeskuju ka selles küljes, et olla ka füüsiliselt heas vormis. Oled sa siin või? Leia vastavalt oma eale. Kui sa oled vanemaealine, sa ei pea minema aeroobikat hüppama või taolist tegema tingimata. Aga leia endal mingi muu viis, mingi liikumine, mingi jalutamine, mida iganes sellist tüüpi, aga liigu. Leia endal tee oma elu nagu energilisemaks selle asja koha peal. Või mingid muud, mis iganes, võimlemised, kõik variatsioone on väga palju olemas. Amen. Ära mine ainult mingit joogat tegema. Oled sa siin igaks juhuks, ma ütlen sellega välja siia. Või mingid sellised teemonliku varjundiga asju. Amen. Midagi tarka on kindlasti olemas, mis sinule sobib. Okei. Nüüd korralikult mitte riietumine. Meil on siin natuke nooremaid inimesi ka. Varsti, kui lumi tuleb õue ja õues on kuskil 5 miinuskraadi, 10 miinuskraadi, siis talvemütsid ei ole enam eriti moes. Ma ei tea, kas oled märganud seda. Vähemalt igal nooremate seas küll millegi pärast. Ei ole moes, see ei ole moes. Ja siis on, ütleme, noormehed, need on väga lühikesed juuksed, nad tulevad sealt külmast, kõrvad on punased, näost on punased, aga see ei ole